Koreas on 3 autotootjat, nendeks on Hyundai, Kia ja see masin, mis minu kõrval on, see on Sangyong. Me oleme siin aegamisi aastate jooksul sellest masinast teile kindlasti palju juba rääkinud. Nüüd on taas neil uudiseid. Esiteks see, mida on räägitud Genfis, millised on viimased faceliftid, mis on ka Eestisse juba jõudnud ja Erki räägib meile kohe lähemalt, mis masinatega tegemist on. No me oleme taas Sangyongi taustal ja üks 3 Korea autotootjast on sedapuhku ikkagi pingutanud vist aastaid, kui me oleme viimase paari aasta jooksul Sangyongist rääkinud, siis neid mudeleid on täiustatud päris pikalt. Kas või see LED-riba, mis meil Tivoli näol siin selja taga on, või kas või Corando, kes nüüd on facelifti välja visanud? Jah, alguseks räägiks üle, et Koreast tuleb 3 marki autosid ja kõige vanem autotootja tegelikult ongi neist Sangyong. Hyundai ja Kia on märksa nooremad ja märksa lühema ajalooga tootjad. Ja Sangyongi eripära on veel see, et ta on alustanud algusest peale nelikveoliste autodega. Küll on ka tal tänase turu nõudmistele vastavalt olemas ka mõni esiveoline linnamaastur, aga tema esimene auto oli nelikveoline ja nende tegemine on neil päris hästi käpas. Aga sa ütlesid õieti, et nii Corando kui Rexton tegelikult said mudeli uuenduse, said endale uhiuued ja väga võimekad mootorid. Et senise 2-liitrise diisli asemel on nüüd 2,2. Kui nüüd numbritest rääkida, siis 178 hobujõudu ja 400 newtonmeetrit. Nendele, kes neist numbritest aru saavad, räägivad ise enda eest. Mida sisuliselt tähendab selle masina puhul just see mootori vaheldus 2 peale, et mida see inimese istumise all tunda annab? No eelkõige just see pöördemoment, mis tundub mõnele arusaamatu number. Tegelikult mina ütleks, et pöördemoment on see, et kui sa suvalisel hetkel vajutad gaasi, kas auto selle peale reageerib või hakkab mõtlema ja uimerdama. Et selle uue mootori eripära on see, et juba 1400 pöörde pealt on see maksimaalne pöördemoment, et sa ei pea ootama, et see pöörde oleks 2, 2,5 või 3 peal. Juba 1400 pöörde pealt on sul 400 newtonit. Et nii väiksema Corando paneb ta kohe päris sportlikult liikuma ja kõbusalt liigub ka Rexton. Ja Rextonil on veel teine tehniline uudis. Tal on nüüd 7-käiguline automaatkast. Päris paljud veel selle klassi maasturid, mõni kasutab 5-käigulist, paljudel on 6-käigulised. Ja tänu sellele on muidugi ka kütusekulu kukkunud. Täpselt see üks käik, mis puudu on. Ja, et maantee peal lükkab 7 sisse ja samas kui sa maastikul sõidad, siis Rextonil on muidugi veel aeglusti olemas väga rasketesse oludesse, aga ka selle esimese käigu saab teha palju lühemaks, et seda aeglustit ei olegi nüüd eriti tihti vaja sisse panna. Aga kui näiteks, ma ei tea, suurt paati vette lased, Rextoniga võib vedada ju kuni 2600 kilogrammist haagist, siis kindlasti on see aeglusti abiks, et ei lase automaati kärssama või ei kärsata ära manuaalversioonil sidurit. Ja siis see on kasulik alati sisse panna ja see on üks nupula vajutus. Aga kui rääkida mootori uuendustest, mis ta siis andis muidugi kütuse kulus efekti, et Corando puhul on keskmine kulu nüüd 5 liitrit 100-le. Maantel 5,8 on eurotsükli keskmine ja Rextoni puhul siis maantekulu on 6 liitrit ja keskmine kulu on 7 liitrit. Et sellise suure, ütleme, raske tugeva auto kohta, eriti Rextoni puhul, kus arvestada, et see on üks viimaseid maastureid, mis on veel täis raamil, aeglustiga, hea vanakooli maastur, siis tänu uuele südamele, uuele käigukastile, siis numbrite poolest ei tee alla ka palju uuematele konkurentidele. Kuna ma tahaks nüüd natuke võrrelda matuid, aga mul on selle taga Tivoli ja Corando, mõlemad on tavalist sõiduautost kõrgemad autod. Kui sa peaksid nüüd Eesti inimese eelistusest ühe välja tooma, siis kumba rohkem tahetakse, Tivoli või Corando? Tead, raske on öelda, Tivoli on muidugi soodsama hinnaga ja selles klassis on valikut vähem. Corando on nüüd selles kõige tüüpilisemas, öeldakse automüüte keelest C-segmendi linnamaastur, et tal on palju häid konkurente, aga eriti tänu uuele diislile, siis ei pea Corando seal midagi häbenemaks. Aga seni on tegelikult müüdud natuke rohkem Corandot. Aga kõiki 3 ühendab üks ja sama joon, et neil on 5-aastane täisgarantii ja uudisena on meil eelmise aasta lõpus kõigil Sangyongidel siis sees ka 5 aasta hooldust. See on tõeline rahahoid. On ja see aitab nii eraisikul kui ka firmadel sättida ka rahavoogusid, et sul ei teki sellist hüpet või halvemal juhul, mida me oleme näinud rasketel aegadel, jätakse vahel hooldused üldse tegemata, mis näiteks turbodiisli puhul võib väga valusasti kätte maksta.
jõuame veel Tivolist ka rääkida. Tivolil on selles mõttes uudis, mida veel väga kõva häälega pole välja hõigatud, aga ometi me praegu sellest räägime, et natuke teistsugune kere. Jah, see, mis Genfis nüüd väljas oli, on saanud väga palju tagasisidet ja positiivset vastuvõttu. On nii-öelda pikendatud kerega Tivoli. Kui numbritesse mitte laskuda, siis võrduseks öelda, et tegu on ikkagi suhteliselt väikse autoga, aga tema pakiruum on oluliselt suurem kui näiteks uuel Škoda Superb kombil, mida reklaamiti kui suurima pakiruumiga sõiduautot, mis täna turul on saadaval. Tivoli, mis on ligi pool meetrit lühem kui see Superb, ületab teda peaaegu 100 liitriga. Et see on väga huvitav mudel. Ja kindlasti eestlastele, kellel on ka palju maakodusid või harrastustarbeid vedada või ka väiksele perele, kes näiteks võib sinna visata rahulkult sisse kas või 2 lapsevankrit, saab see olema huvitav mudel, aga tema tootmine alles käivitub, et see on pigem selline aasta lõpu uudis.